Tartust. Mina olen Eveli. Mina olen Sean. Ja meie oleme kunstnikud ja korraldajad ja organisaatorid ja nii-öelda selleks, et siin maamuna peale ennast hästi tunda ja ellu jääda, peame tegelema mitme asjaga. Ja üks asi, millest kindlasti meie looming on mõjutatud ja millele me saame teha seda, mida me tahame, on see, et meil on Moostes selline, 10 aastat selline organisatsioon nagu Mooste külalistuudio, lühidalt MOKS, ja see on siis selline koht, kus siis üle maailma tulevad kunstnikud kokku. Mitte ainult üle maailma, aga päris lähedalt, ka siit Tartust, ja tulevad ja töötavad seal mõnda aega ja loovad siis keskkonnast lähtuvalt. Ja keskkond on siis väga, keskkond koos oma inimestega, keskkond kui selline, väga laialt. Well, I think the idea of coming here to do something connected to this exhibition was something good for us, something we could relate to, because we sort of come from the forest. We actually spend a lot of time in the forest, walking dogs, collecting mushrooms, and so on. So I think a lot of the inspiration for our work comes from the idea of forest, but also landscape. Üks põhjus, miks me siin üldse oleme, miks Veli meid siia kutsus, ongi just see, et oma töös ja loomingus nii siis selle kunsti poole pealt, aga ka selle korraldusliku poole pealt ole Mooste paikneb ja metsade keskel, üks tavaline Eesti küla, kus me puutume igapäevaselt selle looduse metsikuma poolega kokku. Et sellepärast me oleme siin. So I think the inspiration for us is the same, even though we use different media. So, I approach this as coming from a person who likes to record sound in different environments. I chose actually 8 different environments that I've recorded over the years, all related to the idea of forest, field, and sea. Kuigi see, mis me siin täna tegema hakkame, me mõlemad tegutseme nii-öelda erinevates meediumites, et John siis esitab oma helisalvestusi, et on siis nii-öelda täiesti puhtal kujul miksinud helisalvestised nii, nagu nad on loodus salvestatud, nagu koosneb siis, see on siis 8 salvestust erinevatest maastikest, metsast, maasalt, mereäärest. So I think about the sound recordings also as a form of creating a portrait of a place, but just simply using your ears rather than your eyes. Et Johni jaoks on heli salvestamine, nii nagu ütleme ühest kohast siis portree tegemine, portree maalimine, aga siis silmade asemel kasutab ta kõrvu. Silmade asemel on see tähele kõrvu. So Evelyn has been listening to this mix of sounds and processing it in her own way. To be responding to it. Ja minu osa siis antud tänase õhtu jooksul on siis see, et ma oleme helisalvestisi kuulanud ja mis siis nüüd sündima hakkab, on see, et ma nii-öelda nagu, see minu reageering siis nii-öelda nagu nendele salvestistele. Ja kuna ma ise olen lõpetanud küll maalimise, aga praegu tegelen põhiliselt joonistamisega, siis minu jaoks see on joonistamise puhul kõige olulisem liigutus või liikumine, kõik see valguste liikumises ja samuti kuulamisest. Nii et väga tihti ma joonistan
võimalus nii-öelda avastada selline või saavutada nii-öelda parem tunnetus.